No nii, tere, kallid amatöör TV vaatajad. Mul on väga tore, et te täna aprillikuu esisaates või erisaates vaatate minu kanalit. Ma olen Poolas tööl. Ei, see ei ole aprillinali, see on täiesti tõsine teema. Ja mis ma siin mõtlesin? Mis ma mõtlesin, ei taha teha nagu aprillinalja, tahaks rääkida väga tõsistest asjadest. Ja esimesena ma tahaks rääkida, ma tegin endale märkmeid ka, et esimesena ma tahaks rääkida teile sellest, kas te olete mõelnud sellele, mis on bürokraatia? Olete? Mina ütleksin teile niimoodi, et bürokraatia on nagu takistusjooks. Kui sa pead enne finiši jõudmist läbima 10 kontrollipunkti, täitma 37 paberit, hankima 5 allkirja ja ootama 3 nädalat, et keegi ütleks, teil on vale vorm, alustage uuesti. See on süsteem, mis hoiab maailma korras ja inimesi segaduses. Okei, ma toon pärast ühe hea näite ka veel, aga tegelikkuses, milleks on bürokraatia? Vaadake, olid ajad, kui rekkamehed mäletavad, kui olid piirijärjekorrad ja käis mingi mega kirumine alati, et kus kellele tuleb altkäemaksu anda ja bla bla bla. Aga tegelikkuses ongi bürokraatia on vahend, et legaliseerida altkäemaks, ütleme niimoodi. Nii et ma arvan, et ma defineerisin selle ise ikka ülihästi ära, ülihästi on ju niimoodi. Aga nüüd ma toon teile ühe toreda näite, kuidas võidelda bürokraatia vastu. Ja seda me saame kõik koos teha. Ehk teisisõnu, kuidas me saame ametnikke lollitada. Ja kui me nüüd kõik kuulame tähelepanelikult, võtame nendest asjadest õppust, siis me saame ka seda bürokraatia värki vähendada. Kohe üpris tegema. Ma loen teile ette, ma nägin kõvasti vaeva, sai kõik see valmis kirjutatud, tehtud. Aga mul meelest ära ei läheks, mul läheb muidu kõik sassi, siis ma mõtlesin, ma panen selle ilusti enam-vähem niimoodi kirja tead. Nii, ja nimetame seda siis riigiametnike lollitamine. On keeruline kunst, sest nad on juba harjunud absurdsete olukordadega ja lõputu paberimajandusega. Aga kui tahate ametnikke lollitada, siis ma annaksin teile mõned tõhusad näited, meetodid, ütleme niimoodi. Punkt 1. Kui teil ametnikega on mingisugune teema vaja teha, on vajadus mingite ametnike poole pöörduda, siis on niimoodi. Punkt 1. Täida kõik vormid ülipedantselt. Lisa igale reale alapealkirjad, viited ja juriidilised lõigud. Kui võimalik, esita dokument ladina keeles. Küsi täpsustusi. Iga kord, kui nad midagi selgitavad, palu neil see uuesti ümber sõnastada ja kirjalikult kinnitada. Võid küsida ka, kas reegel kehtib ka kuul või kas 100 aastat vana seadus on ikka jõus. Jälle väga tähelepanelik kuulaja saab aru, et see on ülitähtis nüanss. Number 3. Jälgi reegleid liiga täpselt. Kui mõni ametnik ütleb, et dokument peab olema A4, mine tagasi, sest su paber oli 0,2 millimeetrit väiksem. Kui nõutakse sinispastakad, küsi, kas taevasinine sobib või peab olema tumesinine. Järjekordselt väga hea nõuanne. Punkt 4. Too rohkem pabereid kui vaja. Kui küsitakse 3 koopiat, esita 7
igaüks erinevalt kinnitatud ja notariseeritud. Küsi, kas nad soovivad ka värvilist versiooni ja kas peaks lisama ka tunnistajate allkirjad. Ma arvan, see on jumala lõbus. Ma juba ise naudin seda, kuidas peaks mingi ametniku juurde niimoodi minema. Ma juba naudin ette. Number 5. Palun neil endale seletada, mida nad ise teevad. Tõenäoliselt jäävad nad kuskil 3. lause juures toppama ja saad hoopis ise neile selgitada, kuidas nende osakond töötab. Kui mõtlete ilusasti nüüd elule järgi, siis täpselt nii ongi. Ja kui see kõik ei tööta, siis lihtsalt oota, sest bürokraatia suurim vaenlane on aeg ja ametnikud väsivad enne kui sina. See tähendabki seda, et me peame alati olema väga kannatlikud. Aga selles, mis meil riigis toimub ja kuidas asjad käivad, siis selle selgituseks on mul teile veel üks väga briljanti asi. Kõik te tahaksite teenida, ütleme niimoodi, raha ja natuke on kade, kui keegi kuskilt saab lihtsalt riigi käest niisama mingisuguse hunniku pappi ja ei tea mille eest ja kõik need igasugused MTÜ-d ja värgid. Siis siin on selline värk, nüüd ilusti õpetus, et kuidas saada riigilt igakuiselt 2000 euri. Iga kuu 2000 euri toetust, ütleme niimoodi. Riigilt 2000 euri kuus toetust saada on nagu mängida keerulist lauamängu, kus reeglid muutuvad iga kord, kui arvad, et oled neist aru saanud. Aga siin on mõned geniaalsed viisid, kuidas proovida. Number 1. Seda me kõik kadestame, vaata, et mõnedel MTÜ-des me on jumaleilised, miks nad teenivad, aga vaadake, miks meil neid MTÜ-sid nii palju on. See ongi just seesama teemane. Asuta mittetulundusühing. Nimeks pane midagi eriti tarka, näiteks innovaatiline sotsiaalne integratsioonikeskus rohelise majanduse edendamiseks. Keegi ei julge küsida, mida sa tegelikult teed. Kas tuleb tuttav ette või? Mis? Number 2. Esita projekti taotlus. Kirjuta 50 leheküljeline dokument, kus mainid sõnu nagu. Ja nüüd tähelepanu, jätkusuutlikkus. On tuttav sõna? On. Võrdsed võimalused. Kas on tuttav sõnade ühend? Ja ringmajandus. Jälle väga tuttav sõna. Seejärel esita aruanne, kus tõestad, et su 2000 euri kuus kulus kogukonna kaasamise meetmete tõhustamisele ehk uuele kohvimasinale. Ja kõik on ametlik. Number 3. Muuda end eksperdiks. Kui riik näeb, et su vaated on piisavalt segased, võivad nad sulle stipendiumi anda lihtsalt selleks, et sa rohkem ei räägi. Pange see endale kõrva taha. Vaata, kui paljud MTÜ-d saavad lihtsalt raha. Ja ega me neist suurt midagi ei kuule ka, nad lihtsalt saavad raha ja nii ongi. Registreeri end, see on 4. punkt, registreeri end kultuuri inimeseks. Kirjuta 3 luuletust, korralda 1 näitus, kus eksponeerid enda korteris seisvat vana tooli kui kaasaegset kunstiteost. Ja kandideeri loometoetusele. Kultuurirahade jagajad on harjunud avantgarde kraamiga ja võivadki arvata, et su tool esindab eksistentsiaalset kaost bürokraatiamasinas. Number 5. Deklareeri end
katsetavaks subjektiks. Kuuluta, et soovid osaleda igasuguses teadusuuringutes, riiklikes pilootprojektides, kunagi ei tea, võib-olla saad toetust kui pikaajalise testimise katsealune uue e-riigisüsteemi jaoks. Ja kui miski muu ei tööta, siis lihtsalt tee uus ametikoht enda jaoks, näiteks riiklik digibürokraatia simplifitseerimise konsultant. Kui ametinimetus on piisavalt segane, siis võib keegi selle ära kinnitada ja sulle palka maksma hakata. Vaadake, kui lihtsad asjad on. Aga meie tavainimesed käime tööl ja ei tulegi selle peale. Ja veel ma tahaksin siin öelda, et vaadake, olete kõik kuulnud kindlasti, räägitakse mingi teema, et 15 minuti linn ja värki. Aga kas te olete ise endale esitanud küsimuse, mis see on? Miks ma olen selle vastu või miks ma olen selle poolt? Ma kohe selgitan. Ma soovitan selle poolt olla. Eriti, kui me võtame arvesse seda, mida meie püha Miikael, nimelt peaminister, tänases infotunnis ütles, siin olete kõik uudistest lugenud, et seoses sellega, et nad siin Eesti 200-ga teevad nüüd kahekesi ainult valitsust ja valitsevad ja nüüd nad on nagu väga rohkem on nad parempoolsed ja värki, et siis tema seal infotunnis selgitaski, et inimesed õieti aru saaks, mis asi on 15 minuti linn. Nimelt, mina soovitan kõigil tuleb selle poolt olla, sest see on kindlasti väga edasiviiv jõud. Number 1, 15 minuti linna staatuse saab linn, kus on rohkem kui 150 000 elanikku. Ja mida see nüüd endaga kaasa tööb? 15 minuti linnas ei tohi mitte keegi rohkem olla kui 15 minutit. Mis see endaga kaasa toob? See toob selle, et me saame linnast läbi sõita autodega tunduvalt kiiremini. Meil ei ole kiiruse piiranguid. Me saame sealt sotaga läbi panna, sellepärast, et sa pead 15 minutiga läbi jõudma. See on number 1 hea boonus. Number 2 hea boonus. Number 2 hea boonus on see, et meie maakohad, väiksemad keskused nagu on, ütleme väiksemad külad, alevid, nemad hakkavad kiiremini arenema, sest inimesed linnades olla ei tohigi. On erandid. Linnad, mis on 15 minuti linn, seal võivad alaliselt olla ainult riigiametnikud ja poliitikud. Veel üks nüanss. 15 minuti linnas ei tohi olla kaubandust. Mitte mingisugust. Sealt tekibki pluss see, mis on regionaalpoliitika arenguks, kõik kauplused, asjad kolivad ära küladesse ja maakohtadesse. Elanike arv maakohtades tõuseb, aga see ei jõua 15 minuti linnani. Niimoodi, et ma soovitan teil kõigil alati toetada seda plaani, et 15 minuti linn. Sest seal peajeekim ütles konkreetselt ära. Selle staatuse, auväärt staatuse saavad linnad meil Eestis, kus on rohkem kui 150 000 elanikku. Niimoodi, võtke või jätke. Ma ei tea, aga nii see on. Ja aitäh kõiki, kes vaatasid amatööri argipäeva, kes juba poolest lõunast lõpetas tööpäeva. See lihtsal põhjusel, et kuskil üks firma teeb inventuuri. Ja nii lihtne see ongi. Ilusat 1. aprilli teile kõigile ja vaadake amatööri TV. Tšau, Bleu!